juhuslikult, nimelt tundus, et mulle, kes ma kirjutasin sellel hetkel kriitikat mitmetesse väljaannetesse, tundus, et on terve hulka minu eakaaslaseid, kellel oleks vaja võib-olla mõnevõrra teistsugusemat platvormi. Ja kuna sellel hetkel oli tekkinud Eestisse 5 aastat tagasi just nimelt selline nii-öelda blogide buum, see tundus, mingil hetkel oli kõigil minu tuttavatel blogid ja me asusime selle võimalusi avastama ja eesmärk oli siis see, et mitte niivõrd olla ühes blogikeskkonnas nagu blogina, mida me enamus teame, aga just nimelt kasutada seda kui tööriista, et võtta ära siis selline veebilehe kujundamise kohustus ja käigushoidmise kohustus. Nii et mõnes mõttes see on tehniline info, aga samal ajal see akt sai äärmiselt määravaks ja siia ajani siis Artichock isegi ka teiste omaalgatuslike väljaannete seas eristub just nimelt selle läbi, et tegemist ei ole sellise klassikalise netis paikneva ajakirjaga, aga tegemist on siis tõesti ülimalt sporaadiliselt toimiva platvormiga. Mingi hetk me hakkasime kasutama nimetust kunsti ja kriitika liikumine, mis tähistab ka siis seda, et üsna ruttu tegelikult Artichock ajas oma harud mitmesse erinevasse suunda. Ja praeguseks hetkeks on meil ametlikult nii-öelda olemas Artichock Records, Artichock TV, Artichock Radio, mida täidab Tartu Meliseb. Ja lisaks on meil olemas ka Artichock Biennaal. Nii et ühesõnaga me oleme suutnud tekitada tõesti sellise väga mitmetasandilise kehandi ja minu meelest on see loomulikult ühte aegu on see nii tugevus kui nõrkus, et midagi, mis on niivõrd määratlematu, samal ajal ka pakub väga palju võimalusi. Ja see 5 aastat on olnud selline jõnksudega, tehes sellist asja, millel puudub otseselt kindel formaat või see formaat on täpselt selline, millised on parasjagu inimesed, kes sinna panustavad, siis on olnud aegu, kui on väga kogu meeskond on töötanud Biennaali nimel ja on olnud hetki, kus kõik kirjutavad aktiivselt siis meie kodubaasi või selle pealehele tekste ja on olnud hetki, kus mitte midagi ei toimu ja on olnud hetki tuleb jälle ja jälle, kus tundub, et võib-olla see kõik siiski ei jätku ja kellelgi ei ole enam energiat ja elu nii-öelda võtab selle üle, sest et kõik see 5 aastat me oleme tõesti tegutsenud ausalt, rahatult, mis tähendab, et järelikult siis peavad mängu minema kõik teised kapitalid ja loodetavasti me oleme suutnud siis pakkuda oma kirjutajatele sellist võimalust kirjutada asjadest võib-olla, mis neid ennast huvitavad, mis neid ennast motiveerivad ja selles mõttes selle läbi siis pakkuda mingit alternatiivi. Mis on situatsioon Artichockiga, vaadates üldisemalt kunsti kajastamist, siis võib-olla tänu sellele, et peavoolumeedias jääb kunsti kajastamisele järjest vähem ruumi. Meil on täna olnud terve päev selja taga, alates kella 11-st intensiivne maraton. Siis võib-olla sellistele omaalgatuslikele väljaannetele langeb tegelikult jooksva kajastuse pakkumisel tunduvalt suurem rõhk, kui me isegi suudame välja kanda. Me võiksime olla sellised kiiresti reageerivad, dünaamilised ja tunduvalt paindlikumad ja mobiilsemad, kui me suudame olla, aga jätkuvalt, kuna Artichock on läinud siis sellise isevoolu arenguteed, siis mingit järjepidevat katvust, vabandust, aga ma ütlen seda, ei tasu meilt oodata. Aga ma loodan, et me saame panustada kuidagi teisiti ja kogu selle monoloogi mõte on tegelikult see, et ma tahaksin teile tutvustada meie meeskonna. Sest et üks väga oluline hetk, millal tundus, et kogu see asi kukub kokku, oli umbes
järjekordne hetk oli umbes paar aastat tagasi. Ja siis tekkis mõte kutsuda siis teatud ring inimesi, nimetada nad pidulikult toimetuseks, mis annab neile loodetavasti mingi teatava vastutustunde selle käekäigu jätkumise eest, panna see kivi nii-öelda kaela teatud hulgal inimestele. Ja see on töötanud suurepäraselt selles mõttes, et jaa. Et see oli suurepärane otsus ja ma arvan, et see tegelikult päästis sellise artišoki kulgemise, sest et kuigi algul, kui me Margusega seda algkontseptsiooni arutasime ja seda alustasime, siis oli mõte, et inimesed pakuvad artikleid, siis see kõik ise täitub, see on ise organiseeruv platvorm ja üsna kiiresti see selgeks, et see päris nii idealistlikult ei juhtu. Inimesed ei paku artikleid või kui nad pakuvad, siis nad pakuvad seda väga harva. Nii et üsna palju tuli teha sellist klassikalist toimetajatööd, et tõesti otsida, veenda, mõjutada, välja pressida artikleid, nii et see kiiresti muutus selliseks võib-olla tavaliseks toimetajatööks, millest ei mina ega Margus ei ole kunagi olnud otseselt huvitatud oma enda positsioneerimisel. Nii et see toimetuse kokkukutsumine, ma arvan, on üks suuremaid murranguid olnud ja tänu sellele, ma arvan, on tagatud mingi teatav järjepidevus ja teatav kestvus ja praegu ma võin tõesti öelda, et vaadates seda meie meeskonda, ma arvan, et me saame tähistada ka 10-aastast sünnipäeva. Võib-olla seal vahel on näiteks mingi pooleaastane paus või midagi sellist, kus ei juhtu mitte midagi. Aga siiski. Nii et Margus Tamm, palun tule siia. Ja. Kellelt tegelikult tuli see mõte, et kui ma rääkisin, et ma tahaks teha mingit platvormi, siis ütles Margus, et aga miks mitte blogisse või miks mitte kasutada seda kui platvormi ja ta on olnud üks kõige ei ole hullu, täna ongi see hetk.